kui Paide eile, ütleme siis, andsid punkte ära, ei võitnud. Paide ju kaotas Kalevile ja Flora tegi võõrsil Transiga viigi. Siis vahepeal läbi pugeda. Sellist asja kaitsjad ei tohiks endale lubada, aga siin on Nõmme Unitedil. Ja see võib seal päris palju pahandust ka tekitada. Eelkõige siis Pavlovil ja Kalju kaitsjatel. Harjundilt madal pall karistusalas Mašenko jalaga vahel. Ogeri. Ja saab seal Marano. Päris jõuliselt nüüd poole Bruno Vainu suunas. Päärasad taas kõvasti. Päris hea variandiga vasakult äärtpidi. Baranov üritas purjalt leida ja nüüd ikkagi, no ütleme sisulist mõõdetud sööt, aga Kelder jah ei ole ju ründaja, nii nagu me ütleme, ehkki Kask suudab ka seda rolli täita, siis Kelder tegelikult üldse nägemata jäänud. Senderdus veel ja ohtlikult saab siit Kalev nurga. Mitmendat korda juba läheb ise keskelt. Mitme mängija vahelt endiselt läheb. Nüüd takerdub pall. Miskit teha, vasakul äärel purja ka veel sõbrana on olemas. Ja sinna värava ette küllaltki terav pall. Lõpp natukene selliseks ohtlikuks läks Nõmme Kalju vaatevinklist ja seda Elijev. Šugov palliga ääre peale ja Ailov. No nii, kas seda asja võib juba nüüd siis... See Levadia ees on üks mäng veel varuks. Siis järgmine kohtumine, kus just Levadiaga mängin. Tabeli tagumise poole vastu tehtud. No see näitab sellist head stabiilset mängu ja kindlasti ka resultatiivset. Leiab päris hea variandiga vasakult äärtpidi. Baranov üritas purjalt leida ja nüüd Kask edasi Käosele, nüüd on Vaprusel jõudu üleval küll, aga Foberi vea peale ja siin on Kuressaare kindlasti näidata, et ei ole nad endast veel kõik välja pannud. Jermatšenkol ja mitte Jermatšenkol, ainult Pajunurm on endiselt platsil.